Eesti karikavõistlused, 2 esimest etappi, et mis plaaniga starti tulid? Jaa, eks põhiline fookus oli ikkagi siis 2 sportklassil piikrehvidega ja sellest korraks tänu heale toetajale oli võimalik ka 4-pealise autoga teha kaasa tänavarehviga klassides. Et tavaliselt muidugi oleme ka alati hommikul tulnud kas või siis tavalise autoga tänavarehvi sõitma, et kuna rada on sama, siis annab see võimaluse rada enne siis piigisõitu selgeks saada. Sa oled ikkagi enne kõike tuntud kui ralliklassi sõitja, et mida jääraja sõit sulle annab? Eks piikrehvidega sõit sellisel kiirel rajal nõuab head teravust ja on väga hea kindlasti trenniks ka nagu kätt soojas hoida talvel, et muidu on see võistluspaus väga pikk ja sõidad 2 päris erineva autoga, 4-veoline Yaris, 1-veoline Civic, rehvid on erinev, Yaris tänavarehviga, Civic piigiga, et kui keeruline see ümbertülitumine on, kui erinevad lähenemised nõuavad? Ma olen tegelikult need 2 autot on isegi mõnes mõttes sõidu poolest üsna sarnased, et jah, Civics võimas 1-veoline auto ja Yaris siis on ju 4-veoline, aga sõidustiil on ikkagi üsna sarnane, et peab just sihtima, et hea kiirenduse saaks kurvidest välja alati ja et kiirus kogu aeg üleval hoida. Sellega, et hooaja esimesed jäärajavõistlused, et milline oli ettevalmistus? Ettevalmistust peaaegu, et ei olegi olnud, et eilne võistlus oli tänase võistluse ettevalmistus. Kui rääkida nüüd tänastest võistlusest ja nendest 3 toorust, kui sa neid 3 enda vaates iseloomustaks, kuidas välja tulid? Mul on see jääda, et mul ei jää rada meelde, et mul reeglina lähebki iga vooruga aeg paremaks tänu sellele, et mul lihtsalt rada saab selgemaks. Aga jah, suht kiired voorud olid kõik 3. Juhtus vigu ka või tuli kõik ilusti? Tegelikult juhtus viga kõige viimases voorus, mille ma ära võitsin, aga väike viga. Talvine võidusõit crosskardiga, et milline on ettevalmistus võistluses? No ega väga palju teha ei ole, et see on niuke tunde ja julguse küsimus, et pidamine on siin päris hea ja võidab see, kellel on rohkem julgust. Kas kuidagi, milline su sõiduvarustus on, et milles on päris külm? No sõiduvarustuseks ma kasutan tulekindlat pesu, siis soojapesu ja kombe ja mingi talvesaapad ja paksemad kindlad kätte, et päris külm on jah. Kui tänasest 3 vooru läbi rääkida, kuidas nüüd välja tuli? No esimene voor läks kehvasti, et ei osanud arvestada paari kurviga, pidurutasin liiga vara ja selle tõttu ka tuli kehv aeg. No teistes voorudes ma juba parandasin seda ja päeva lõpuks sõitsin ka parima ja... Sõitsid seekord laenatud autoga, et kellelt laenasid ja mis põhjus? Kuna enda autol läks turbo katki hommikul, siis võtsin healt sõbralt ja konkurendilt Toomas Veskelt selle auto, et on tõesti väärt sõiduriist, et oli väga mõnus. Palju seal erinevust on? Ega justkui ei tohiks midagi olla, aga kuna Toomas on nii palju aastaid sõitnud sellega, et on ta maru hästi saanud jooksma ja nii stabiilselt nagu maa külge liimitud, et väga hea ja mõnus oli sõita, pluss tal on veel klaasid ees, ise sõidad ilma klaasita, siis sellise -20 on päris ekstreem, ütleme nii. Kui rääkida nüüd tänastest voorudest, kui sa nad oma vaates läbi räägid, et kuidas välja tulid? Tead, kui võõra autoga lähed sõitma, siis minu esimene see oli, et mitte mingit lollusi teha ja kindla peale läbi sõita ja paistab, et see mitte ülepingutamine ja siuke kindel sõit, et see tõi praegu edu.